hommikust vlogmas, jälle on käes uus päev, mis jälle alles teine päev on ju. Aga ma ärkasin kell 6, et editida see lõppera, sest et eile ma teadsin juba eos, et ma jään Preveni kõrvale magama ja ma panin endale lihtsalt 6 äratuse. Õnneks ärgata ei olnud kuigi raske, aga nüüd kell saab 7:30, ma hakkan Prevenit äratama ja vaikselt hakkab see uni peale tulema või siuke nagu unepohmakas, teate küll. Kuigi ma sain siuke, ma ei tea, 8 tundi või natuke üle kindlasti magada. Ma olen esimese vlogmassiga põhimõtteliselt ühel pool, nii et täna kell 9 või 10 ma ei ole veel kellaaeg välja valinud, siis tuleb esimene vlogmassi video. Ma ikkagi väga püüan nende vlogmassi videodega vaeva näha ja võimalikult jõululikuks ja kõike seda teha, sest minu arust see peakski olema nagu just see mõte, nagu seda jõulutunnet edasi anda või noh, aga täna on siis ikkagi see Preveni jõulukohvik ja ma mõtlen, kas ma panen kohe need kuhugile kandiku peale ära ja viin need lasteaeda või ma viin ennem seda jõulukohvikut. Et ma ei tea, kas neil on seal kuskil hoida, köögis nii või naa on hoida, on ju. Ma ei tea, ma natuke mõtlen, sest küpsis ja ma pean nii või naa tagant järgi viima ja võib-olla ongi hea, et ma teen nagu värskena. Ma muidu oleks lihtsalt pannud kuhugile, ma ei tea, karbi sisse või purgi sisse, et nad ära ei kuivaks. Aga võib-olla siis teemegi nii, et saavad värskeid küpsiseid, palju paremad, maitsvamad ja jah, ühesõnaga see hommikune jutt, et tegelikult ei taha väga joosta, ma hakkan Prevenit siin vaikselt äratama ja üleüldiselt mul on täna vaja kohe kindlasti stuudiosse minna, nii et tuleb siuke tööpäev ka. Aga selles mõttes mul veab, et 2 esimest trenni 4-6 siis asendab teine treener. Nii et mul on täna ainult üks ainus trenni, et kinda vaba päev, mille üle mul on ka nagu selles mõttes hea meel, et ma ei pea kuhugile kiirustama. Saan täna rahulikumalt võtta ja siis ongi juba teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja siis on jälle nädalavahetus, nii et elame ikka nädalavahetuste nimel, on ju. Tere hommikus, kallis, kas hakkad ärkama ka? Kas lähen vaata, mis päkapikka tõi? Lasteaiapäev on täna, kallis, täna peame varem ärkama, sa tead, täna ei saa kaua tududa. Tere hommikus, beebi. Väike mees. Väike unekott. Emme ärkas juba ammu üles, ärka sina ka. Revu. Preven on meil alati olnud unekott, talle väga meeldib magada vabadel päevadel. Õnneks ta nüüd, ma tean, et suvel ta magas alla mingi 10-ni ja vahest pealegi. No siis me läksime muidugi ülil ja magama ka mingi peale 11. Aga lasteaiast pidi ka olema kõige viimane, kes ärkab, nii et ta on meil väike unekott, tal väga meeldib, tal on nii magusad uned alati, nii hea tunnen. Tal on vist väga magus uni kogu aeg, nii mõnus ja üldse ei taha teda äratada, aga noh. Lasteaiapäev, kallis, lähme vaatame, kas päkapikk käis. Tere hommikust! Ei taha või? Okei. Palun. On soonik või? Ei saa näidata. No näita. Ei näita. Ei näita või? Teen lahti sulle või? Saad ise või? Tule sööma, kallis. Ei tohi või? Miks? Tule sööma, kallis. Tule, ma panin sulle kodinaid jooks. Vaata, mis päkapikk tõi või? No? Katsu, kas on midagi sees või? Mis seal sees on? Kommi või? Kas teeme kalendriga lahti või? Ja otsime, kus number 2 on. Oota, ma otsib number 2. Oota ära veel vajuta. Näed, siin on number 2. Kas see aitab lahti teha? Ei. No vajuta siis.
Väga tubli. Vot nii. Ei, see on vale number. See. Näeme, teeb sul siit ääre lahti. Vot nii. Maiustad ennem lasteaeda minekut või? Preven. I'm back. Asjalood on nüüd sellised, et ma pean ikka siis tegema hakkama. Nad oli mul üleöö külmutus, seda ainas siis. Ja ma võtsin ta nüüd toatemperatuurile, sest ta läks päris tihkeks. Okei. Vaatame, mis tast tuleb. Ma tahan neid vormidega. Piparvoogi vormid on mul siin olemas. Oh my god. Mis asjad need on? Need on mingi üliarmsad ju. Okei, seda peab proovima. Nagu selliste templitena nagu. Huvitav, kas see nagu võrkib autiga või? Võiks proovida. Äkki võrkib. Jõuan äkki mingid jõuluasjad ka veits nagu üles panna, kuigi mul praegu kodus midagi ei ole, et ma tellisin. Ja ma arvan, et jõuavad sukse nädala aja pärast. Et siis mul oleks nagu rohkem panna, aga praegu on lihtsalt mul mingisugused tulukesed kaasas. Ja siis ma võtsin lihtsalt küünlaid, küünlaid. Siis saab veits sukest hubasust nagu tekitada. Et praegu seal lihtsalt on suke tühi kõleruum, sest et ei ole mingisugust mööblit väga peale diimeni ja selle. Ja siis need peeglid on praegu seal maas, mis on eriti kole minu arust, aga ma võtsin Ollega ühendust, ta on siuke meistrimees, ta teeb mul need raamid valmis ja kuidagi liimib need peeglid ka sinna külge. Et siis ta annab juba täiesti teist vibe'i. Natuke puhtamaks. Proovisin siin kuidagi mingisugust meeleolu luua, aga kole, mis teha, on ju? No. Kas jõulukuus tuleb ka siia või? No, loodame. Võtame kust, jah. No, loodame. Ei, just roheline. Ikka roheline, mis see valge on puha feik. Ei, valge on peal, vaata. No. Ühesõnaga ma siin veits koristasin ja nüüd on äkki parem natuke, aga no, kui palju. Jõudsin koju ja mul on täpselt 10 minutit aega, et ennast ära pesta ja riidesse panna. Nii et ma teen elu kiirema pesu ja panen ennast kiiresti riidesse ja siis on kohe juba minna. Nii et ülikiire. Mida kõike reaalselt. Talis läks korraks stuudiosse, sest mul jäi kõlar maha ja tüdrukutel pole muidu kõlarit, nii et ta läks seda viima. Ma ei lähe sinna viimedesse praegu. Ma olen praegu märgade juustega reaalselt, aga ma tahan, et nad lihtsalt kuivaksid
ma ei tea, ma olen püüdnud seda lokki hakata rohkem välja tooma. Ma ei tea. Aga mul pole vist päris ikkagi õiged vahendid. Ma poest mingisuguse vahu vaatasin, mis peaks olema hoidev. Okei, väga hea. Tallis tuli. Me lähme nüüd. See on 50 senti on kaasolema. Annad seda tagasi 50 senti. See on kahe peale teile. Tšau! Kõrgelt ülevalt kutsu mind endaga koos tantsima. Lapsutada tahan ma 1, 2, 3, 4, 5. No nii, täiesti ulmeline õhtu on olnud või üldse terve päev on ulmeline olnud ja siis nii palju jooksmist on. See päev oli kuidagi eriti pikk tundunud. Lõpuks ometi saan selle päeva vaikselt purki panna. Aga ennem kui ma selle vlogi lõpetan, siis Prevenise lasteüritus läks väga hästi. Nii tore oli vaadata, kuidas Preven on juba omas mullis, teeb asju kaasa, esineb julgesti. Ja on üldse siuke seltskondlik ja tore poiss, et reaalselt kui nad esinema hakkasid, siis mul lihtsalt tuli nagu pisar silma. Oma last nagu näha esinemas on lihtsalt kuidagi nii südant soojendav ja tore, reaalselt tore näha last arenemas. Et jah, üritus ise oli ka väga hästi korraldatud minu arust ja väga armas. Mul nagu meeldiks isegi rohkem nagu käia Prevenit lasteaias vaatamas, aga samas septembris alles läks lasteaeda, nii et kes iga kuu mulle neid üritusi teeb. Et ma võtsin sellest üritusest 100% nautisin, tore oli. Trennis ma olen praegu üliväsinud, siuke andmine oli täna. Nii tore on tüdrukutega lihtsalt tantsida. Mul täna siis 2 esimest trenni jäid ära ja oli siis viimane ainult, kuhu ma ka veits hiljaks jäin, aga üldjuhul tore päev, väsitav päev. Ma lähen nüüd koju ja pean seda vlogi nüüd monteerima hakkama. Kell on 8:30. Huvitav, mis kell ma valmis saan. Ma ei tea, Preven on vaja magama saada. Lähengi veedan nüüd Preveniga ka veits aega. Nii et näeme siis teiega jälle homme. Uskumatu. Aga nii on. Olge tublid, olge hoitud ja tehke nii, et see lumikarutu maha tuleks. Tšau!